Palun. No nii, lugupeetud volikogu, austatud esimees, oleme siis jõudnud nii kaugele, et lisaeelarve on läbi vaadatud nii parandustega linnavalitsuse istungil ja ka rahanduskomisjoni istungil ja ma tänan toetuse eest sellele eelarvele. 40 parandusettepanekut oli kokku, nendest 5 parandusettepanekut ka rahuldati. Nendest 5-st, kui rääkida, siis need suurendasid eelarvet kokku 284 000 eurot, millest see saavutati, mille kaudu 150 000 andis tänavate sulgemise maks, 125 kaubamaja toetus seoses terminali renoveerimisega, 6 tuli välisrahastusest, 4 tuli tulumaksust ja nii edasi. Kahtlemata terve rida abinõusid, millest me siin räägime, on arvestatud ka ümberpaigutuste arvel, aga niisugune see pilt on ja palume seda eelarvet toetada. Kas ettekandjal on ka küsimusi? Ants Leemets. Te olete linnavalitsuse esindajana heaks kiitnud need parandused siin. Mida see esimene toetus tähendab? Et võib-olla hääletaks poolt, aga ei saa aru, mis see ettevõtlusameti haldusvõimekuse tõstmine ettevõtluse innovaatilisemas arenduses ja sinna läheb 160 000 peaaegu. Kas te mõtlete välisprojekti haldusvõimekuse tõstmine ettevõtluse? See ongi esimene parandusettepanek. Haldusvõimekuse tõstmine ettevõtluse innovaatilisemas arenduses ja see on siis välisrahastus tegevuskuludeks nii 6000 eurot, jah. See on tulude poole peal. Jah. Nii, kas on veel küsimusi? Ei ole. Hanna Matto tahab ka küsida. Ma küsiksin sellist asja, hea linnapea, et ühest väga väärt mehest on plaanis film vändata, Jaan Poska, 10. märts 1920, piloot saade või siis seriaali osa. Mittetulundusühing, kellele raha on plaanitud eraldada, on asutatud 9. jaanuaril 2014. Kas te oleksite valmis siit puldist maha ütlema, kes on need asutajad? Seal on üks meest, aga Erki, ole ja tuleta meelde, mis ta nimi oli. Artur Hirve. Tegu on mehega, kellel on pikaajaline kogemus antud valdkonnas ja ilmselt kellelgi ei peaks tekkima küsimusi seoses temale nende vahendite eraldamisega. Lauri Laats. Aitäh, hea ettekandja. Siis, kui toimus Lasnamäel poe avamine, mina olin ka kohal, siis juhuslikult kuulasin pealt, kuidas te ühele ajakirjanikule andsite intervjuud, kus ajakirjanik kompromiteerivalt küsis, et mis siis edasi. Et täna munitsipaalpood, homme munitsipaalpank ja mis siis kolmandaks saab. Ja siis te ütlesite vastuseks väga hästi minu arust, et paneme alguses olemasolevad asjad käima ja siis vaatame edasi. Ja näe imet, avame lisaeelarve ja lisaeelarve on eraldatud Pae tänava 19 sauna projekteerimiseks, ehituseks lausa 657 000. Kas ei ole ikkagi mõtet pidada hoogu, vaadata ja siis edasi arendada neid asja? Aitäh! No te ilmselt selle põhjal, mis me täna vaatasime ja otsustasime, saate aru, et järgmiseks sammuks on tegelikult Tallinna prügila aktsiate 100% omandamine Tallinna linna poolt. Kindlasti see on
no vähemalt sama tähtis samm nagu siis saunaehitus, kuigi ma seda ka ei alahindaks, aga teid ma tahaksin väga kiita, et te võtsite osa Lasnamäe poe avamisest ja ma loodan, et te tegite sealt ka mõne tubli ostu. Priit Värk. Lugupeetud linnapea, minu ettepanek on number 12, mis ei leidnud toetust. Ettepaneku sisuks oli, et eramajadele võiks olla ka renoveerimistoetuse fond Tallinna poolt, 155 000 eurot. Palun selgitage taas, mis pärast ta ei leidnud toetust. Me arvame, et see toetus võiks olla ka suurem, aga siiski me kujutame ette, et ta praegu ei ole prioriteetide hulgas number 1 koha peal. Priidu Pärnu. Aitäh! Vaatan, et toetust on leidnud ära Piirovi ettepanek palgafondi tõstmise osas, et ega juhtu äkki nii, et siin ööpimeduses ja salaja linnarahva eest äkki tõuseb jälle linnapea palk? See on niisugune üllatav uudis, mida ma ei tahaks kuidagi kommenteerida. Ma nagu arvan, et ilma teie otsustuseta ei saa niisugused asjad kuidagi juhtuda ja minu meelest ka oli niimoodi, et see, et linnapea palk üldse tõusis, kõige suurem teene selles suhtes on Leemetsal, kes see oli aasta või 2 tagasi juba nõudis siin volikogu istungil väga ägedalt seda palgatõusu. Aga ma kinnitan teile, nii et mina seda ei teaks ja nii et Toomas Vitsut seda ei teaks, nii ei saa see kuidagi juhtuda. Ma tahan teile julgust anda, olge kindlad selles suhtes ja ajage ikka asju edasi, aga linnapea palk siis iga päev ka ei tõus. Anto Liivat. Aitäh, hea juhataja, auväärt linnapea. Prügilast on täna palju juttu olnud, muuhulgas vaatan, et lisaeelarvega plaanitakse eraldada 10 000 euro suurune toetus mittetulundusühingule Keskkonnateenused. Palun selgitage, milleks on see toetus vajalik ja millega tegeleb mittetulundusühing Keskkonnateenused, aitäh. Keskkonnateenused, kui te mäletate, on mittetulundusühing, mille linn asutas, see oli aasta tagasi või 2 aastat tagasi, näitab mulle Sarapuu sealt käega. Nii et asutati 2 aastat tagasi selleks, et keskkonnaseisundit linnas parandada, aga me oleme arutanud ka selle võimalusi selle sihtasutuse likvideerimiseks ja ausalt öelda, ka see on üks võimalik arengusuund. Ivi Eenmaa. Ma tänan, härra linnapea. Me kõik mõistame teie erilist lembust Lasnamäe linnaosa vastu ja saame aru ka võib-olla teie poolt lubatust oma valijatele. Aga ikkagi, mis on tinginud siin, kui me vaatame 18, ütleme see Lasnamäe või Pae tänavale selle sauna tekitamise erilise vajaduse? Kas ma ei ole lõpetanud? Ma tahan tuletada teile igaks juhuks meelde, et Lasnamäe linnaosa on põhiliselt 5 ja 9 ja kõrgema korrusega majad, kus ma kujutan ette, et pesemistingimused on nagu olemas. Ma saan aru, kui see oleks veel Pelgulinn või mingi niisugune väike tagasihoidlik koht. Aga mis on see eriline vajadus sinna Lasnamäele seda sauna tekitada? Ma alustaksin sellest, et vajadus on ikkagi selles, et on olemas linnavalitsuse otsus, mis on muide aasta või 2 juba vana. See on otsus, kus võeti suund 3 sauna rajamisele, Raua tänava saun siin kesklinnas, Nõmme saun ja 3. Lasnamäe saun. Seda plaani viiakse ellu
2 sauna on juba valmis ja 3. ehituseks läheb nüüd lahti. Seda kõigepealt. See on see põhjus, miks me selle teema juurde tulime. Kusjuures mina küll ei mäleta, et tookord paar aastat tagasi isegi ükski opositsiooni esindaja oleks öelnud, et ei, et tema meelest ei ole see sauna ehitus õige asi. Kõik olid sellega päri, kõik plaksutasid ja kui teid Ivi-Eenmaa, kui teie ei plaksutanud, siis ma kardan, et teid lihtsalt ei olnud tookord volikogus. Nüüd see on esimene asi. Teine asi minu erilisest lembusest Lasnamäe suhtes. Lembus on kahtlemata olemas nii nagu iga teisegi Tallinna linnaosa suhtes, sest mõelge ise, ma olen elanud Pirita linnaosas, ma olen elanud Nõmme linnaosas, ma töötan kesklinnas, ma olen Lasnamäel ka elanud 10 aastat. Nii et mul on lembus nende kõigi suhtes olemas, te võite selles kindlad olla ja ei tohi piirduda ainult kesklinnaga. Ma saan aru, sina elad kesklinnas ja sul on tähtis see, mis kesklinnas toimub, seda ei saa sulle ette heita. Mul on natukene teised seisukohad. Aitäh. Yoko Alender. Et ütlesite esimese lugemise ajal, et Tallinna linna jaoks on kergliikluse areng väga oluline. Tegin punktis 10 taaskord ettepaneku Tallinna linnal leida 100 000 eurot liikuvuskava koostamiseks, mis aitaks transpordi arengut linnas ikkagi nii-öelda käsitleda kõiki transpordiliike võrdselt ja arvestada sealjuures ka jalakäijate ja kergliiklusteede vajadusi. Miks siis seda summat ei ole leitud, kui see areng teie jaoks on oluline? Samal ajal, proua Yoko Alender, ma tahaksin teid julgustada ka edaspidi selliseid ettepanekuid tegema ja kergliikluse eest seisma. Kui teil ükskord ei läinud õnneks, no hästi, võib-olla ei lähe teinekord ka õnneks, aga uskuge mind, ühel päeval tuleb võit ka teie tänaval ja mina olen teie poolt, mitte vastu. Aitäh. Lauri Laats. Aitäh. Ega meie fraktsioon ei ole ka saunade vastu, et ärge nüüd valesti aru saage. Küsimus on lihtsalt... Ei, saunade vastu on Ivi-Eenmaa, mitte see, mis on juba hõivatud. Küsisin, mis tekitas erilise vajaduse Lasnamäel. Mustamäe tahab ka võib-olla saada. Lauri Laats, palun. Tohib, ma jätkan. Aitäh. Et nagu ma ennist ütlesin, et küsimus on meie jaoks selles, et me peaksime vaatama, kuidas Nõmme ja Raua tänav tööl hakkab ja siis tuleks nagu edasi asja arendada. Ja sellest lähtuvalt. Kindlasti me ei arva, et praegusel ajal võiks nagu laenuga nende ehitiste peale võtta. Aga millest ma tahaksin nagu küsida on see, et ka esimese lugemise ajal me ei saanud päris seda õiget vastust kätte, et kuhu see siis 3,8 miljonit selle liini veode osas peaks minema. 300 000 on selge, Elron. Aga mis siis ülejäänud rahaga tehakse? Aitäh. Ülejäänud rahade suhtes, nagu ma teile ütlesin eelmisel korral juba, jutt on trammist, jutt on trollibussist, jutt on bussist. Kõik need 3 liikumissuunda peavad jääma ja erinevalt mõnest varasemast linnapeast meil küll ei ole plaanis ühtegi neist suundadest ära kaotada või lõpetada liiklusega, ma ei tea, trammide või kelle suhtes. Õnne Pillak. Aitäh, lugupeetud linnapea. Siin ma arvan, et ma võin eksida ka umbes 5-6 kord, kui eelarvesse teen ma ettepaneku eraldada Nõmmele Mõmmiku sõimele fassaadi remondiks vahendeid. 2 aastat järjest põhieelarve juures olete öelnud, et kui vaja peaks minema, siis me need vahendid ka leiame, et sellepärast ei ole seda muudatusettepanekut toetatud. See olukord seal sõimes läheb järjest nukramaks ja fassaad lihtsalt pudeneb maja küljest ära, et äkki te läheksite sinna kohale ja ikkagi siis leiaksite need võimalused, aga miks te täna seda ettepanekut ei toetanud, aitäh? Mitte ainult lähen kohale, vaid kutsun teid ka kaasa, lähme koos. Võtke ennast kokku
kokku ja selle asemel, et siin mugavas, soojas ja pehmes volikogu saalis nendest asjadest rääkida, tulge lähme sinna lasteaeda. Teine moment, millest te eksite, liiga harva käite. Nii, millest eksite on see, et 6 korda ei ole. Mul on päris hea mälu ja kui te 3 korda olete selle küsimuse üles tõstnud, siis on küll hästi. Ainult, et kahtlemata ka selle lasteaia probleemid vajavad lahendust nii nagu igal pool mujalgi. Lähme ja lahendame need asjad. Anto Liivat. Aitäh, hea juhataja, auväärt linnapea. Minu eelmine küsimus, mis puudutas siis mittetulundusühingut Keskkonnateenused, sai teie poolt vastuseks, et sihtasutus on plaanis kaotada. Kui te pidasite silmas mittetulundusühingut, siis millisel puhul on mitte nii üheselt ma seda ei öelnud. Ma rääkisin erinevatest võimalustest selle sihtasutuse tuleviku juures. Ärge keerake mulle sõnu suhu. Jah, ma siiski siis lõpetan oma küsimuse. Aitüma. Millisel põhjusel ja millisteks tegevusteks on otsustanud linna valitsus eelarve eelnõu kohaselt eraldada mittetulundusühingule Keskkonnateenused 10 000 eurot? See on selleks, et antud sihtasutusega edasi minna. Vaadake, kui me ta omal ajal asutasime, siis tegelik põhjus, millest ka siin juttu oli see, et me püüdsime luua niisugust organisatsiooni, kes hakkab tegelema sinilipu projektiga Eestis. Nüüd me oleme leidnud sellele teise lahenduse ja nagu te panite tähele juba 2 linna osas, nii Pirital kui ka siis Põhja-Tallinnas sinilipud on juba üles pandud. Nii et lahendus on tulnud, see teeb meie elu lihtsamaks ja ma usun, et linnaelanikud on sellega rahul. Nii. Kaari Uustuld. Aitäh. Härra linnapea, ma väga lootsin, et te siiski leiate võimaluse toetada minu muudatusettepanekut number 17 ehk siis anda lisaraha tänavavalgustusele. Nimelt on erinevalt teist, ma arvan, et praegu on just nimelt veel õige aeg või tegelikult isegi veel viimane aeg rääkida tänavavalgustusest, sest kui seda otsust ei tehta praegu, siis on sügise saabudes, kui pimedad õhtud tulevad, seda uuesti otsustada juba liiga hilja ja ma tean, millest ma räägin. Eelmisel sügisel minu enda laps huviringi minnes sattus liiklusõnnetusse ja ma pean ütlema, Vilde tee oli ikka väga-väga pime, aga mõelge, kui palju lapsi seal elab ja seal käib. Ma loodan, et te mõtlete siiski meie kõigi laste turvaliste kodutee peale. See on lausa minu kohustus. Ma tahan teile öelda seda, et mõni nädal tagasi koos kommunaalmajanduse tegelastega me vaatasime läbi tänavavalgustuse olukorda ja ma pean teile ütlema, et kommunaalmajanduse tegelased olid küllalt optimistid ja arvasid, et enamus küsimusi on ära lahendatud, kuigi muidugi alati on olemas ka puudujääk, aga no lähme ja vaatame siis seda valgustust, kus kohas teie arvates see niivõrd kehvas seisus on. Ma kutsun näiteks Õnne Pillakut endaga kaasa kogu aeg, no tema ei tule, no näed, lasteaeda ka ei tule. Aga kui teie tulete, siis sellega teie taotlustele on juba 1+ juurde pandud. Hanno Matto. Aitäh. Lugupeetav linnapea, sotsiaaldemokraadid esitasid
parandusettepaneku linna esimesse lisaeelarvesse seoses vajadusega maksta välja erakoolidele tegevuskulud. Tehnilistel põhjustel komisjon ei pidanud võimalikuks seda ettepanekut menetlusse võtta, aga täna langetas Riigikohus otsuse, milles kohustab maksma Tallinna linna trahvi 750 eurot selle eest, et ei ole asutud täitma oma 2011. aasta halduskohtu otsust Haridus- ja Kultuuriselts Lätte kasuks, millega peaks Tallinna linn siis tegevuskulud nimetatud seltsile kompenseerima. Ja minu küsimus on, et kas nii jääbki, et Tallinna linn seadust ei täida ja erakoolidele tegevustoetust ei maksa? Täna ometi lisaeelarves oleks olnud võimalus seda täitma asuda. Kohtuotsused on täitmiseks, seda kõigepealt. Nii, aga ma tahaks öelda seda, see, et riik ei ole lahendanud küsimust omavalitsust ja see ei puuduta ainult Tallinnat, omavalitsuste finantseerimise suhtes, et oleks võimalik erakoole rahastada. Väga kurb, et seda tehtud ei ole. Ma loodan, et Ossinovski saamisega ministriks see asi nüüd lõpuks saab korda ja me mõlemad võime teiega kätt suruda. Aitäh. Rene Ilves. Kõigepealt ma tahaks küsida, et miks te ainult naisvolinikke kutsute linna inspekteerima, et ühtegi meesvolinikku pole kutsutud. Aga tegelik küsimus on see, et kas on plaanis saun ehitada ka Piritale? Ma vastan teile, ma olen vanamoodne. Ma üldse ei välista, et varem või hiljem jõutakse selleni, see sõltub juba järgmisest saunade ehitamise programmist. Antud programm seda ette ei näinud, aga see tuli ka sellest, et kui me tegime seda linnaosade projekti, kus kõik olid kaasatud ja kõigil oli võimalus oma sõna kaasa öelda nende projektide suhtes, siis Pirita linnaosast, no kui niisuguseid ettepanekuid oli, siis nad olid võrdlemisi tagaplaanil. Külli Urb. Tegin ettepaneku eraldada isikliku abistaja teenuse jaoks 25 000 eurot. Ja seetõttu, et 2014. aastal vähenes teenusetundide arv nii, et tegelikult teenuse saajad nagu jäävad ühel kuul teenusest üldse ilma. Ja kuna see puudutab nüüd tõesti pimedaid ja ratastoolis inimesi, kellele on ausalt öeldes iga tund tähendab nende tegevusvabadust ja enamus nendest on noored inimesed, siis ma küsin, et miks ei toetatud seda ettepanekut? No ma tahaksin öelda kõigepealt, et teenuse saajad ei jää teenusest ilma, eriti see puudutab puuetega inimesi ja pimedaid. 2 viimasel linnavalitsuse istungil me oleme vaadanud läbi ja toetanud 2 projekti selles suhtes ja mulle tundub, et nende maksumused olid oluliselt suuremad kui 25 000. Nii et loomulikult selle asjaga tegeldakse, teil on täiesti õigus. Eerik-Niiles Kross. Ma tuleks tagasi selle Priit Värgi ettepaneku juurde, mis oli 155 000 eurot eramaja omanikele renoveerimistoetuse fondiks. Et te ütlesite, et see ei ole praegu prioriteet, et tegelikult elamufondi renoveerimine on peaaegu kõikides linna arengudokumentides prioriteediks ja ma just siin lugesin huviga Tallinna Visiooni konverentside raamatut, mida linnavolikogu lahkelt jagas. Et siin on juba 2008. aastal soovitatud selle küsimusega tegeleda muu hulgas ja on öeldud, et linn saab siin olla initsiaatoriks kõigi osapoolte jõupingutuste ühendamisel. Et nüüd on sellest soovitusest on 6 aastat möödas, et millal see siis nagu tegelikkuseks saab, et see muutub prioriteediks?
ta ongi prioriteet osapoolte jõupingutuste ühendamisel. See tähendab, kui meil õnnestub sellesse asjasse kaasa tõmmata riiki, kui meil sellesse asjasse õnnestub kaasa tõmmata korteriühistuid, siis peaks ka linnaosa olema suurem nende projektide elluviimisel. Riina Solman. Aitäh! Eesti-Soome-Ugri rahvaste ühendus asutati 2010, sinna hulku kuuluvad ingeri soomlased, ersa moksalased, setodud, murdid, marilased, krimmi eestlased ning ungarlased. Alates asutamisest 2010 on olnud organisatsiooni suurimaks probleemiks ruumid. Me teame teie tähelepanu ja poolehoidu Tallinnas elavate venekeelsete elanike hulgas, kas ka vähemad rahvusgrupid vääriksid teie poolt samasugust tähelepanu? Riina, väärivad küll, kõik väärivad tähelepanu, ainult et antud juhul otsustus oli niisugune. Alati otsustus tähendab mingeid valikuid. Mõnedele need valikud meeldivad, mõnedele ei meeldi, aga niisugune see seis on. Anne Pillak. Aitäh! Lugupeetud linnapea, kõigepealt, mis puudutab Mõmmiku sõime külastamist, siis minu elusaatus on viinud mind selle piirkonnaga lähedalt kokku, et seda sõime ma külastan äärmiselt tihti ja tean täpselt, mis seal toimub, mul ei ole vaja teiega koos sinna minna. Aga minu küsimus jätkuvalt selle sama Mõmmiku sõime kohta, et mis aastal saab see sõim endale investeeringud, et teha maja fassaad korda? Aitäh! Mul on väga kahju, aga kui te küll seal väga tihti käite ja samal ajal see mingeid tulemusi ei anna, no mis sest siis kasu on, et te pidevalt seal käite? Teate, tuleb tegeleda ikkagi asjadega nii, et sellel oleks efekt ja tulemus ka olemas, mida ma teile ka soovitan. Te olete liiga, võtate liiga lihtsalt neid asju, te ütlete, et aga vaat mina teiega ei tule, ma ei kutsugi teid sinna. Priidu Pärna. Aitäh! Härra linnapea, ma sain ennem teie käest kõvasti nahutada, et mind on oktoobris ilmutatud koduomanike häälekandjas ja ma vaatasin siis vahepeal järgi, et mida sealt minust siis ilmutati, et prokuratuur peab teie palvel sellega tegelema, et ma olen tõesti väga liigutatud, et minu juriidilise nõuande nupukene uue korteriomandiseaduse teemal on teie poolt tõstetud samale pulgale Tallinna vanakesega. Ja teate, ma olen ka Tallinna linnatelevisioonis mitu korda inimestele juriidilist nõuannet andnud. Tänaseks ma muidugi olen seda pattu kahetsenud. Aga mu küsimus ongi Tallinna televisiooni kohta, et kui me nüüd võtsime eelarve vastu ja andsime 200 000 eurot liiklussaadete korraldamiseks, et pool aastat hiljem oskate öelda, milliseid uusi liiklussaateid on Tallinna televisiooni eetrisse tulnud? Vaadake, keegi teid esiteks ei ole nahutanud. Teisse on suhtutud väga lugupidamisega ja see, kui mina tõstan üles küsimuse sellest, et te peaksite ikkagi tagasi maksma selle raha, mida te olete riigi käest saanud ja kulutanud vääralt, siis ma arvan, et see on täiesti õigustatud. Ärge nüüd nende asjade pärast nii ka tundke ennast puudutatuna, ega ma julgustan teid ja ainult ärge rikkuge seadusi, ärge kasutage riigi raha isiklikuks otstarbeks, ärge kasutage seda ka parteiliseks otstarbeks. Eerik-Niiles Kross. Ma saan aru, et linnapea soovitus on, et käige minu sõnade, mitte minu tegude järele, mis puudutab Priidu Pärnat, aga ma tulen selle eelmise küsimuse juurde tagasi, et ma loomulikult eeldasin, et te vastate sellele, et niipea kui riik oma osa täidab, siis linn kohe on valmis ka seda tegema, et 2012. aastal riik KredExi kaudu täpselt seda tegi ja eraldas eramaja omanikele renoveerimistoetust koguni 3 miljoni euro ulatuses ja see oli muide väga populaarne. Linn tookord sellega kaasa ei tulnud, kuigi tehti vastavaid katseid linna kaasata. Et
veel kord, et millal siis võiks see muutuda prioriteediks linna jaoks? Ma tahaks teid julgustada, minu puhul sõnad ja teod langevad täiesti kokku ja sama ma soovin ka sellele prillidega härrasmehele seal teises reas. Mis puutub nüüd sellesse, et linn ei läinud projektiga kaasa, linn on paljudel kordadel eramajade, nii fassaadide ehitamiseks, kui ka hüvituste maksmiseks, kui ka igasuguseks muuks otstarbeks omapoolset toetust andnud. Mõningatel juhtudel jah, teile tuleb öelda, et teil on õigus, riik on sellega kaasa tulnud, aga ainult mõningatel juhtudel. Kahju küll. Livi Eenmaa. Ma tänan. Kuna täna on siin jalutamistest ja koos jalutamistest nii palju juttu olnud, siis ma hea meelega tahaksin teada, millal lugupeetud linnapoja viimati jalutas näiteks botaanikaaias. Sellepärast, et meil keskkonnakomisjoni liikmetel oli see võimalus hiljaaegu olemas ja see oli muljetavaldav. Ja muljetavaldav negatiivses mõttes muidugi oli ka see, mismoodi linn suhtub oma täiesti haruldasesse botaanikaaeda ja kõike sellesse, mis seal toimub ja eelkõige nendesse spetsialistidesse, kes seal töötavad. Ja Eesti ühed kõige paremad kõrghariduse botaanikud, vanema aednik, näiteks tema brutokuupalk on 650 eurot. Ma ei tea, tähendab, kui ma vaatan siin kõiki neid rahaeraldusi siiapoole ja sinnapoole ja kõik, ja lasta niimoodi mängida oma linnaasutustega, kaasa arvatud botaanikaaed. Ma vabandan, aga küsimust. Ja minu küsimus on, et millal te viimati käisite botaanikaaias, et teada saada tegelikest vajadustest, mis seal on? Aitäh. Botaanikaaias ma viimati olin eile, Teletornis olin, botaanikaaias mitmel pool mujal, samas Kloostrimetsa piirkonnas. Teid ma seal ei näinud, aga võiksite ka tulla. Aitäh. Joko Alender. Ma küsiks siis ka, kuna eelmine kord tegime ettepaneku just selle Tallinna TV ja nende liiklussaadete osas kaaluda just nimelt liikuvuskava koostamist, et millised saated siis selle 200 000 eest tänaseks on eetrisse jõudnud, kuna ise ei ole õnnestunud neid näha? Pean tunnistama, et mina ei tööta Tallinna Televisioonis, aga ma usun, et inimesed, kes seal töötavad ja nende asjadega hästi kursis on, hea meelega annavad teile vastus. Ain Seppik. Aitäh, lugupeetud esimees. Lugupeetud linnapea, ma ei tea küll, milles Õnne Pillak siin süüdi on, et ta seal Sõime lähedal elab, aga ma küsiksin niimoodi, et kas kuidagi teisiti saab ka seda lisaraha sinna Sõime remondiks, kui et ta nüüd linnapeaga koos sinna vaatama läheb. Aitäh. Ei, me oleme juba otsustanud, et meie Mõmmiku Sõime Pillakuga koos ei lähe. Ma saan aru, et ühele heale reformierakondlasele lihtsalt käib see üle jõu tulla Mõmmiku Sõime. Mina lähen sinna küll. Ärge sellepärast muretsege, Ain Seppik. Teid ma kaasa ei kutsu. Priit Värk. Lugupeetud linnapea, esialgu teeks täpsustuse, et Tallinn on toetanud korterelamute fassaadide korrastamist ja miljööväärtuslike majade korrastamist väikestes summades, kuid mitte kunagi eramajade korrastamist. Aga minu küsimus puudutab tegelikult hoopis rauasauna. Ma näen, et lisaeelarvega eraldatakse rauasaunale 25 800 eurot. Milleks need vahendid lähevad? Sest rauasaun avati alles oktoobris, kui ma mäletan. Jutt on teise korruse noortekeskuse möbleerimisest. Aitäh. Kalev Vapper. Lugupeetud linnapea, ma olen ka selline vanakooli mees, mulle meeldivad ka naised hirmsasti ja ausalt öeldes näiteks homme ma lähen oma naisega linnateatrisse
et saunama ei lähe ja ma lähen Linnateatrisse. Aga millal teie viimati Linnateatris käisite ja kas kuidagimoodi peaks äkki teid kellegagi sinna nii-öelda või keegi naisliikmetest volikogus võiks teid äkki sinna kutsuda, et siis võib-olla saaks see rahaeraldus Linnateatril oleks saanud jaatava nii-öelda kooskõlastuse. Aga miks te nende naisliikmete suhtes nii väga huvi tunnete? Vaadake, Linnateatris viimati mina olin sel kevadel, jah. Ma loodan, et ka teie seal käite aeg-ajalt. Ja kui te homme lähete, siis miks mitte? Nii, aitäh ettekandjale. Rohkem küsimusi ei ole. Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Märt Sults.